valitsus algatades eelnõusid Riigikogu ees seab sihiks, et see eelnõu saaks vastu võetud. Läbi selle saab ühest poliitilisest eesmärgist õigusnorm ja see õigusnorm peaks hakkama tegelikku elu muutma. Nii teie kirjalikes seisukohtades kui ka praeguses sõnavõtus jäi kõlama arusaam, et Riigikohtul ei ole õigust hinnata seda, kas mingi poliitiline eesmärk on kaalukas või mitte, milline väärtus, millist väärtust ta seab. Kas ma sain siis õigesti aru, et Riigikohtu võimalus hinnata mingisuguse argumendi või eesmärgi olulisust või kaalukust tekib alles siis, kui seadus on vastu võetud, et eelnõu käigus meil ei ole seda võimalik hinnata. Mul on, vabandust, aga mul on natuke mõneti keeruline mõista teie seisukohta, et mingisuguse eesmärgi või väärtuse kaalukust ei ole põhiseaduse valguses üldse kohtul võimalik hinnata. Aitäh. No, me ei ütleks seda nii tugevalt, et kohtul ei ole õigus seda teha, me lihtsalt ei kujuta ette, kuidas see oleks võimalik. Sellepärast, et Vabariigi Valitsuse poliitiliste eesmärkide seadmine, see on poliitiline küsimus ja iseenesest, mis detailsusastmele need eesmärgid peavad vastama, kas nad võivad olla määratletud abstraktselt või väärtuspõhiselt või see peab olema ülikonkreetne, mingi konkreetse tegevuskavaga või mitte, selliseid suuniseid ei ole. Kui tegemist on sellise väärtuspõhise eesmärgiga, näiteks haldusbürokraatia vähendamine, siis on küsitav, kuidas seda saaks näiteks empiiriliselt või kuidagi õiguslikult mõõta. Selles küsimuses Vabariigi Valitsus ise peab otsustama, mis ulatuses ta seda realiseerida soovib. Ja meie oleme seda vältimatuse kriteeriumist saanudki aru niimoodi, et see peab Vabariigi Valitsuse hinnangul olema vältimatu. Aitäh. Aga seda, kas on Riigikohus korduvalt analüüsinud ja võtnud arvesse, kui tegemist on konkreetse põhiõiguse piiranguga, kas ja milliseid administratiivseid takistusi riik soovis sellega näiteks ületada, miks mingisugune põhiseaduse piirang on kujunenud just sel või teisel moel. Kas teie sõnul siis eesmärk bürokraatia vähendamisel ei ole argument, mida võiks õiguslikus argumentatsioonis kasutada? No see tundub natukene teise rõhuasetusega küsimus, sest küsimus on selles, sest me peame eristama seda, mis on selle seaduse enda konkreetne eesmärk ja teine küsimus, kas on Vabariigi Valitsuse jaoks oluline ja kas see piisaval määral realiseerib Vabariigi Valitsuse mingit endale seatud poliitilist eesmärki. Aitäh. Ma püüaks oma küsimusega natukene valitsust järgi aidata, et on olemas küll meetodid poliitikat hindamiseks õiguslikus võtmes, tavaliselt teeme seda proportsionaalsuse testiga, võrdleme siis kasu ja kahju. Kahjuna praegu, kui lubate, siis on ikkagi see Riigikogu liikmete õiguste piiramine ja seda peab nüüd õigustama mingisugune kasu. Ja mina ei näe siin ka võimalust, et me kuidagi ütleme, et seda kasu hindab Vabariigi Valitsus ükskõik kuidas ja ükski kohus siin kontrollida ei saa ega mingit selgitust nõuda ei saa, et milles Vabariigi Valitsus kasu näeb. Aga küsin konkreetselt, kas valitsusel oli tehtud mingisugune mõjuanalüüs, et kui palju kasu oleks siis jäänud saamata ja milles see kasu oleks seisnenud, ma saan aru, siin on kaks tahku, halduskulude vähendamine, kättetoimetamise lihtsustamisel ja võimalik maksutulude suurendamine maamaksu osas. Me saame ju kas või võrrelda, et kui palju oleks siis maksutulu vähem laekunud ja halduskulud olnud suuremad, kui 1. jaanuari 2024 asemel oleks seadus jõustunud näiteks aasta hiljem, 2025. Et kas oli mingigi selline kalkulatsioon valitsusel või Rahandusministeeriumis tehtud või see oligi puhtalt selline kõhutunde hinnang? Siin
ongi hea tuua illustratsiooniks välja see küsimus nende poliitiliste eesmärkide sõnastusel, sest juba see küsimus lähtub eeldusest, et siin on mingi kasu, mida empiiriliselt taotletakse. Tõepoolest, siin on see 25 000 kokkuhoid, siin on eelarve tasakaalu saavutamine ja töökorralduse tõustamine ja nii edasi, aga eesmärke võib seada ka väärtuspõhiselt. Vabariigi valitsus võib vastu võtta eelnõusid, mille eesmärk on haldusbürokraatiat lihtsustada puhtalt sellepärast, et see on Vabariigi valitsuse väärtushinnanguline soov. Ja seega